Norra lõhepüügireisilt tagasi jõudnud ja mõtlesime, et äkki võtaks lühidalt kokku, et mida ja millega võiks Norra minna lõhe üldse püüdma. Ja nagu ikka, alustame siis ritvadest. Siin on V2 seeria ritt ja on V4 seeria ritt. V2 on siis 2.7 pikkusega, 15.40 testiga. Täiesti siuke okei asi, millega minna Norra lõhe püüdma, eriti kui nagu satub siuksele ajale, kus veetasemed oleks korras ja saab püüda selliste 20, 30 või 40 grammiste lantidega. Teine ritt on siis V4, 3.13 pikkusega, 15.50 testiga. Ja see on nüüd juba selline ritt, et kui Norras veetasemed on natukene kõrgemad, siis saate ka raskemaid lante kasutada, siukseid 40, 50, 60 grammi. Pikkuse poolelt mina ise eelistan 3-meetriseid, 3-30-seid, aga see on jälle hästi individuaalne, sest Norras on kaldad küllaltki lauged, mingit võsa jama seal ei ole, nii et saate ilusti pikemate ritvadega toimetada ja nendega on kala ka mõnusam juhtida. Lähme rullide peale. 4000 suurus miinimum, sest siia peale me kerime siis 0,2 kuni 0,25. Võib ka jämedamat nööri. Mina olen siiski valdavalt 0,23 sellise nööri usku, sest see nöör kukub nagu küllaltki hästi sealt veekihtidest läbi ja ta ei hakka nii meeletult kandma. Teine variant on kasutada tamiile 0,35, 0,4 läbimõõt, aga siis võiks võtta ka natukene suurema rulli. 4000 kärab ka, aga 5000 mahutab natukene rohkem ja kuna kalad on üldjuhul seal siiski suured ja sõidavad nad hästi, sest nad on äsja merest sisse tulnud, siis oleks toredam, kui on rohkem pealiini peal. Nöörid samuti näitame ära Jutsikkeid 2 või 2,5 siis PE-d, see ongi siis 0,23, 0,25, äkki kui ma nüüd ei eksi. Kindlasti fluorokarboon vahele nööriga püügil 0,5 minimaalne, sest püük käib ikkagist meil plekklantidega ja plekklandid, nendega me üritame kolistada vastu põhja ja sealt lihtsalt saab muidu nöör liialt kratsingut ja võib katkeda hetkel, kui on kala küljes ja siis on kahju. Lantidest suhteliselt nagu lollikindel valik on Great Heronid. Need on siis, see on 18 grammi, on 22 grammi ja siis on niisugused pisemad, on samuti 18 grammi. Nende eelis on nüüd see, et mida väiksemat lanti sa kasutad, seda paremini ta kukub sealt veekihtidest läbi ja saate nagu sügavamale ronida nende lantidega. Muidugi, et visked tuleks siis teha natukene ülesvoolu, mitte nagu jõega otse või allavoolu, sest muidu ta lihtsalt hakkab liialt ülemises veekihis mängima ja te ei saa sinna veekihti, kuhu võiks saada. Siis on snake'id, selle raha eest on lante meeletult ja need püüdsid tänavu väga hästi. 32 grammi mudel ja 48 grammi. 48 me seekord küll väga ei kasutanud, sest veetasemed olid nagu korras, aga 32 on väga hästi toimiv variant. Ja siis kolmas variant, mis võiks kaasas olla, on sellised FC upstream spinnerid. Nagu nimigi ütleb, siis need on mõeldud upstream ehk siis ülesvoolu loopimiseks. Saate paremini nagu mööda põhja künda ja nende kaal on siis ka vastav 15 grammi, et ülesvoolu loopides siis ta ei kuku kohe kolinal põhja. Kui tahate allavoolu nendega loopidada, siis peaks võtma downstream mudelid ja need on üldjuhul sellised 30, 32, 40 grammi mudelid, et kukuvad nagu nendest veekihtidest paremini läbi. Kindlasti, mis siis näiteks snake'ide puhul võiks teha või valdavalt üldse enamikel plekklantidel, mis poest ostetakse, eriti kui minna Norra lõhe püüdma, on see, et võiks ära vahetada rõngad ja üldjuhul ka konksud. Sest siia külge pandud tavalised rõngad, siin on küll suurem pandud, sellega häda ei ole, aga üldjuhul need rõngad on küllaltki pehmed ja sinna võiks panna siuksed 3X või 2X tähisega rõngad.
ja nendega on siis nagu suhteliselt kindel see, et kui te seal suurema lõhega jupp aega suures voolus madistate, sest kala saab endale voolu või voolus meeletult jõudu juurde, siis tahes-tahtmata võib juhtuda nii, et see rõngas lihtsalt tõmmatakse sirgu. Ja sama kehtib ka konksude puhul. Ja konksud saavad kogu aeg hävingut, sest landid käivad meil vastu põhja, konksuteravikud lähevad tõmbiks ja kui saate endal päevas selle ühe võtu, mille peale mindud on, siis on nagu päris kahju, kui see kala selle pärast ära läheb. Nii et rõngad ja konksud topelt kaasa, vahetage alati ära. Kindlasti siis karabiinid ja pöörlad. Mina kasutan siis kuullaagriga pöörlaid, sest jõevoolus jällegi püük, plekklant laperdab palju, hakkab teil nööri krussitama, siis kuullaagrid nagu säästavad seda asja natukene rohkem. Ja kõikidel lõhejõgedel, kus te Norras käite, siis on nagu reeglistikus välja toodud, et peavad olema kirurgitangid küljes, et saaksite kalalt kiiresti konksu kätte ja ta nagu võimalikult ohutult sinna tagasi lasta. Nii et sellega on suhteliselt lühidalt kokku võetud Norra püügivarustus lõhe jaoks. Nii et näeme veefissis.